Kuku Raadio. Toomas Pauri autorisaade. Tere, head Kuku Raadio kuulajad ja YouTube'i vaatajad. Algamas on Toomas Pauri autorisaade ja tänases minu autorisaates on minu külaliseks Ruudo Puks, kes on küll täna hetkel Kiievis 8 kilomeetrit eemal. Pauka tal sinna ei tule lihtsalt, kui ta ise ei pauguta. No, tere Ruudo! Tere! Küsin natuke sinust endast ka, sest ega Facebookis ma kuskil sind ei leidnud, et sa oled, ma tean, Viljandi mees Kopra talust, sellest räägib natuke hiljem, aga kui vana sa oled ja mis haridusega mees? Ma saan kohe siin nädala pärast või paari nädala pärast 57. Jumal, nii noor mees. Ja siis mul on magistrikraad. Mis sa lõpetasid EPA-s? Ma olen sotsiaalteaduste magister tegelikult, aga see oli siis tunnistuse peale vist. Siis sa lõpetasid ülikooli või? Ei, see on EPA ikka. EPA, jah? Ülikool, jah. Ja mis erialal? Maaturism oli. Maaturism, jah. Ja siis tahtsid hakata vanade kodus tööle või? Ei, ma ei töötagi ette. Aga magister on sul ära tehtud või? On tehtud, jah, on lõpetatud. Ja naine on sul ukrainlanna? Naine on mul ukrainlanna, jah. Tema on haridus matemaatika insener. Ja matemaatika arhitekt, ma osnas võib öelda. Väga kõva tüdruk. Töötab ülikoolis või? Ta oli, jah, Kiievi ülikooli lõpetas ja seda eriala sai vanasti õppida ainult eriloaga. Ära räägi. Ja siis lapsi on teil? Lapsi ei ole. Aga sa oled enne ka abielus olnud või? Jah, minul on 2 poega. No nii, see oli väga hea, et sa seal türuku leidsid, sa said Eestimaalt jalga lasta, muidu sa oleks Vasalemma vanglas vahtinud teiselt poolt trelle meid kõiki. Aga ma küsin, et sa olid Kopra talus Viljandimaal. Jah, ma tegin selle, hakkasin aastal 98 sellega pihta. Kas sa olid siis järeltulija või hakkasid ise selle taluga tegelema? Tähendab, isa ikkagi ostis selle talu. Mina hakkasin sinna turismitalu ehitama. Mis talu sul oli? See oli Metsanurga talu vanasti, mina nimetasin ta Kopra taluks. Koprat kendisid taloovi peal. Kus kandis see on Viljandimaal? Mulgi vallas, Viljandist Parksi nuia poole sõita. Seda teed ma tean. Ja tegelesid? No tegin siis maaturismi talu. Siis te võtsid turiste vastu või? Jah, seal tegime suvel igasugused mänge ja ekskursioone ja matkasid ja üritusi ja konverentsi, hiljem juba suuri üritusi edasi ja asi töötas väga hästi. Aga ütle niimoodi, sa loomadega ei tegeled peale kassi ja koore? Ei, olid mul veised ka ikkagi. Veis ka olid, jah? Palju sul neid oli? Oti mägiveisi oli ka 50. 50 mägiveist, jah? Jah, 50 mägiveist oli ka. No siis sa töötasid hästi ja ma tean seda Kopra talu, olen kuulnud. Järelikult sa tegutsesid hästi, et olid tuntud mees. Aga kus need siis käärid, mis sind hakkasid lõikama? Kust need tulid? No ma tegelesin veel paljud asjadega. Ma olin õppejõud Olusperes, õpetasin Narva Kutseõppekeskuses, Mainori majanduskoolis õpetasin turismi, siis oli mitu eksportfirmat veel, alupuid. Eksportisime Norra, Rootsi, Soome, siis igast puudetaile, siis isegi heina, kui Eestis heina vaja ei olnud, nii palju saime heina hobuste heinaks Norra müüa ja nii edasi, et hästi palju erinevaid tegevusi oli. Oota, sa oled kuulsaks saanud selle Kopra taluga, kas see kõik oli selline suur impeerium, mida sa juhtisid siis või? No ei tea, ega ta ei olnud nii mingi suur impeerium, ta lihtsalt on niisugused väiksed üksused, mis seal siis olid. Seal. Vägiveisid kuulus ka sinna, jah? Jah, kõik olid seal ühes kompleksis ja käärid tekkisid aasta 2008 masu. Ja siis ühel talvel, sellel 2008 talvel läks käive täielikult nulli. Ühtegi üritust ei toimunud ja see taastus aasta aja pärast.
aga aasta aja pärast hakkas Danske Bank laene tagasi nõudma kiirendatud korras, kuna minu kinnisvara väärtus olevat langenud nii palju. Ja kes seda ütles? Seda ütles Danske Bank mulle. Danske Bank, ma tean, et see on vist nüüd kadunud maailmast. Ei, ta maailmast ei ole kadunud. Eestist ta põgenes ära, sest seltskond ääretult korrupeerunud. Ja ütleb, et see oli nende siis selline omavoli, et nad hakkasid tavaliselt mitmeks aastaks sul laenud olid võetud? 10 aastaks. 10 aastaks, no siis enne 10 aastat ei hakka, iga aasta maksad mingi teatud osa, aga mitte kiirendatud korras. Nemad võtsid selle otsuse vastu sinuga kokku leppimata. Jaa, ma tegin veel 25 eraldi taotlust, seal paari aasta jooksul veel 25 eraldi taotlust ja esialgu vastati, et ei, me ei taha midagi muuta seal, aga järgnevad enam ei vastatud isegi viimasel 10 vist enam ei vastatud. Isiklikult veel Aivar Rehele kirjutasin mitmed kordi. See ei võtnud üldse nagu... Tema oli see Danske Panga juht, jah? Jah, see, kes ise ka väga kurvalt lõpetas oma eluga. Ma ei tea, kas ta poos või sai mürki või? Ta vist poos ennast seal ebaõnnestunult õunapooksa külge. Ja too murdus ära? Too murdus ära ja kukkus pingi taha 3 päeva ei leitud. Aga ma mõtlen seda, et selle Danske Panka valisid sa ise vabal tahtel. No jah, sest kuidagi sain nendega hästi läbi ja minul nagu suurt vahet nad kõik välismaa pangad, ütleme. Loomulikult. Ma mõtlen, et sul oli selline turismitalu, kus sa tegid siis igasugu üritusi, tähendab sul kogu aeg tuli raha sisse, pluss sul oli veel 50 feist, mida küll iga päev müüa ei saa, aga teatud aja järgi saad ikka, sa müüsid neid lihaveisteks. Jah. Nii, ja siis veel oli sul saekaater. Jah, me tegime alupuid Norra. Noh, et sul oli, sa tegelesid 10 asjaga ja lõpuks, kus see siis kõige rohkem see hakkas 2008, oli jah, rasked ajad Eestimaa rahva jooks. Et kus see kõige rohkem hakkas pigistama, kuskilt tõmbas ta sul jalad alt ära? No ta oli sel hetkel tegelikult, tekkis selline olukord, kus mul oli Priiast veel toetusprojekt ja kirjutasin Priiale ka avalduse, et palun pikendada seda toetusprojekti täidevidimis tähtaega. Nad ühe korra küll aasta võrra pikendasid, aga masu mõju oli ju meeletu ja ma ei saanud oma asju valmis selleks aeg, sest pank nõudis kogu aeg raha tagasi. Või siis praktiliselt kogu käive, mis kuskilt tekkis, sai kõik ära maksud kogu aeg. Sularaha arve oli nullis kogu aeg, ütleme seal vaba raha arve. Ja siis tekkis see olukord, kus Priia ei olnud nõus enam pikendama projekti ja siis tekkis niimoodi, et ühelt poolt nõudis pank tagasi, teiselt poolt nõudis, et Priia, et peate selle objekti lõpetama selleks kuupäevaks. Kui ei, siis me nõuame kogu raha tagasi. Nii et ma olin sellises kahvlis. Mõlemale kirjutasin, mõlemale seletasin pangale, Priiale vastused tulid kogu aeg negatiivsed ja siis ma ütlesin pangale, et nüüd on selline lugu, et ma pean Priia asjad ära ehitama. Sellega see teie niinimetatud kinnisvara hind ka ju tõuseb, mida nad pingusid, et kinnisvara hind on nüüd masut tõttu langenud. Ja teie asi on siin riigis nagu laenu anda ja mul oli lihtsalt valikut ei olnud enam. Selle peale pank siis meeletult nagu vihastas, ütles, et ma ei ole koostöö kõlbulik ja alustasidki lõpuks siis pankrotiprotsessi minu vastu. Aga kuna pangal on alati kavalalt kõik asjad niimoodi seotud, et kõik asjad on sul kuskilt poolt tagatiseks, nagu on see ühishüpoteek, siis nagu ükskõik millega sa tegeled, kõik asjad lähevad siis haamri sisuliselt. Ma mõtlen seda, et Danske Pank ei olnud selline pank, mis oli eile tehtud, vaid ta oli pikaajalise siis kestvusega pank. Ta on väga suur ja väga pikaajaline Taani pank. Et ma olen ise ka laenu võtnud, et sa võtad laenu, sõlmitakse leping ja kui sa ütles 10 aastat, siis lepitakse kokku, et palju sa aastas maksad ja kui sa seda aastas ka jõua maksta, siis teed pikenduse. Minule on küll pangad vastutulnud, mina ei saa küll aru, et kuidas Danske Pank hakkab siis sinu 10 aastast laenu siis homseks tagasi nõudma. No nad tegid niimoodi ka veel üks huvitava viguri, et nad hakkasid nii võimsalt pressima, et lõpuks oli siis siuke kokkulepe, et tavai, et me kas seal oli 8 aastat vist jäänud laenule
et me pikendame sul 9 aastaks, aga aasta aja pärast siis tahame kogu laenu tagasi. Saate aru, et siis nagu kogu 7 aasta tagasi, aga sa oled selle raha ju ära investeerinud. Ja ega mul siis midagi muud nagu üle jäänud, ma läksin ka siis, tegin siis nendega selle lepingu ära, et vähemalt 1 aasta oli võimalik nagu edasi viia, et äkki siis majanduslik olukord, et nad näevad, et asi toimib, et teevad siis uue lepingu ja sellega nad muidugi tõstsid intresse mitu korda seal ja tegid ikka kõvad kasumit oma pangale. Aga nad viisid selle pankrotti ja lõpuks ei võitnud sellest nüüd küll mitte keegi. Ei mina, ei nemad, ei pank, ei PRIA, ei Eesti riik, kõik kaotasid sellega. Ei, ma mõtlen seda, et kas sa kuskile Eesti siis televisiooni, raadiosse läksid ka oma muredega? Jaa, ei, sai räägitud nii ajalehes, aga sellega on selline olukord, kus kõigepealt rikutakse su nimi ära. Tähendab, hakkavad tulema sellised negatiivsed artiklid, kus siis ühesõnaga sind nagu pätistatakse, sinust tehakse pätt avalikult, näiteks eluaegne tuttav, üks Viljandi haigla arst väga kõrgel tasemel ütles, et näed, et sinu kohta oli negatiivne artikkel, et me nii väga austasime sind, et nüüd oled sa pätt. Ja niimoodi igalt poolt pätistati ja siis hakkab selline ahelreaktsioon igalt poolt tulema, et ega ühtegi positiivset asja enam ei tule. No keegi, ühesõnaga mitte midagi, sa oled eluaeg töödanud ja siin nagu see ei ole ka nagu tühistamine, see on nagu sellisesse rentlist löömine siin. Ja mida iganes sa kuskile riigiametisse või niimoodi mingi avalduse kirjutad või sul on midagi vaja või sind ainult kotitakse. Kõikide poolte peal. Ma võin siin öelda näiteks, et abikaasaga tahtsime ikkagi Eestis elada, talle ei antud elamisluba Eestis. Kui näiteks isegi kuni see kestis ju 17 aastat, aga Danske Bank oli ammu lahkunud Eestist, siis Aivar Rehe oli oma eluküünla lõpetanud, kõik oli nagu ühtegi sentima Eesti riigile võlgu näiteks ei jäänud. Aga näiteks kui siin sõda algas Ukrainas ja ma olin rindel, ma ei olnud küll püssiga, aga ma olin rindel, siis ma ei saanud tulla Eestisse oma relvalubasid pikendama, ma olin jahimees. Ja kirjutasin ilusti digiallkirjaga ja maksin riigilõivu Eestile ära, et ma tulen hiljem ja toon selle arstitõendi. Kui ma siis sügisel Eestisse jõudsin, siis oli mul relvaload ära võetud. Tähendab, iga poole pealt, kus riik vähegi kottida sai, ta kottis siin. Näiteks ühe korra tulime siis kõige otse 2 sõja vahel, oli vaja sõita, abikaasa kutsuti politseisse selle sama elamisloa pärast, et tahab kokku saada, ametnik Viljandi migratsioon oli sel ajal, nüüd on see Tartus. Ja kõige otsem tee oli läbi Venemaa. Valgevene nurgast läbi ja Luhamaa piiripunktis siis. Abikaasat ei lasta, lihtsalt ei lastud peast ja lastud Eesti Luhamaa piiripunktis siis. Mul oli autos päris mitu inimest, panin teised siis sinna Luhamaa piiripunkti maha ja sõitsime abikaasaga siis öösel Venemaale otsima, kus kõigepealt magada saaks ja kuidas uuesti jälle Kiievist tagasi sõita 1000 kilomeetrit. Tähendab, iga nurga peal, kus vähegi midagi oli, sind kotiti, sind tehti. Ja siis muidugi ütles abikaasa ka, et aitab, et kui Eesti riik ei vaja tema sugus, siis tema Eestisse elama ei tule. Ja sellest on nüüd üle 10 aasta siis möödas ja me elame terve selle aja siin Ukrainas. No praegust on, ma ei tea, 100 000 ukrainlast kindlasti, aga igas külas on kuskil tulnud Eestisse ukrainlasi. Aga temale elamisluba ja. Ja ma mõtlengi seda, et kus et sa olid tubli mees, sul oli Kopra talu, sa oma isa talu siis edendasid turismialal, sa tegelesid põllumajanduseks, sul olid loomad, sa tegid puiduga, sa tegelesid veel väliskaubandusega, müüsid neid puid ja ka heina, et sa olid tubli mees
et kus kohalt see nagu see pragu tekkis sinu ja Eesti riigi vahel, et sa muutusid Eesti riigi vaenlaseks. Eelnevad olid see tubli mees, siukse mehi, ma tean väga paljud inimesed saata, et siukest tublit meest nagu sina oma jutu järgi oled, sa oledki selline tubli mees, et mida sa oled siin meile rääkinud ja nüüd oled sa Eesti riigi vaenlane, kellel on siis jalaga tagumikku antud. No jah, ütleme niimoodi, et seal nagu kaks asja on Eestis on, et üks on Eesti maa, on ju. Ja seda ei saa minult nagu keegi ära ei võtta. Eesti maad ma väga armastan ja niimoodi. Aga Eesti riik on minuga jah niimoodi käitunud, et tõesti raske on selle peale mõelda ja siin Ukrainas on kergem olla, sellepärast, et siin nagu ma ei vastuta nende rumaluste eest, mis valitsus näiteks võib teha või midagi suht. Ma elan nagu oma elu ja hästi vaikselt ja tasaillu. Ja näiteks siin oli siin alles eelmine nädal oli Facebookis nägin, et Eesti riik hakkab seda diasporaad aktiviseerimas on siis nagu kõik välismaal elavad eestlased. Et need on siis nagu hästi Eesti riigi jaoks nüüd oluliseks saanud. Aga ma kohe küsiks ka, et mis see Eesti riik siis on teinud nende välismaal elavate eestlaste jaoks ja kas nad üldse Eesti riigis keegi teab, miks on nii palju eestlasi Eestist ära läinud ja kas nad ikka on väga siis lojaalsed Eesti riigi käitumise peale. Ma ei saa ka öelda, et ma päris nagu vihkaks Eesti riiki, ütleme, et on ikka suur asi, et on õnnestunud selline asi nagu luua, aga see on kuidagi on üles ehitatud struktuur, mis iseennast nagu hävitab. Kui 20 aastat tagasi küll me võitlesime selle nimel, maal oli ju eriti näha, kuidas rahvaarv vähenes. See vähenes kohe niimoodi, et iga aasta läksid bussidega inimesed, näiteks Mulgi vallast kohe praktiliselt oli niimoodi, et üle 2 nädal läks väike mikrobuss inimesi sõitis lihtsalt minema, kõik ja ei tulnudki enam tagasi. Et see rahva vähenemine oli nii kiire ja nii tuntav, et meie nagu tõstsime lärmi, mitte kedagi ei huvitanud. Et mis te hädaldate, öeldi Tallinna valitsuse poolt, või isegi maavalitsuse tasemel, et Viljandi linnas isegi ei saadud aru, ometi need numbrid kõik näitavad kogu aeg, et rahvas väheneb. Ja sa näed sellist pöördumatut auku vajumist ja samaaegselt seltskond, kes on nagu sellest nagu niinimetatud vastutuse võtnud, kuigi nad ei vastuta mitte millegiga kõige vähemagi. Nad ei tee mitte ühtegi liigutust selle nimel. Küll me tegime pakkumisi selles suhtes näiteks, et emadele peab nagu, kui on ikkagi 3 või ütleme 4 lapsest alates, peab olema keskmine palk garanteeritud. Et see on ikka põhikohaga töö 4 last näiteks kasvatada, et kõik siuksed ja oleks nagu rahvaarv hakanud vaikselt nagu tõusma, sellepärast, et maapiirkondades oli kohe selge, et inimesed on lihtsalt, neil puuduvad vahendid lapsi saada ja lapsi kasvatada. Et ei saa öelda, et lapsed tulevad ainult armastusest, nad tuleb üles ka ju kasvatada. Ja kui sa näed seda häda ja viletsus seal, siis neid lapsi ei tulegi järjest vähem ja linn ei ole õige koht palju lapselise perekonna jaoks. Lastel on ikka ruumi nagu vaja. Ja sealt need hädad meie arvates nagu on tulnud, et riik ei ole piisavalt üldse tähelepanu pööranud selle laste emadele. Ja sa näed, kuidas see nagu sureb välja ja vaata, siis ongi nagu teises riigis nagu kergem olla. Siis vaatad nagu siin pealt, kuidas siis, meie teadsime kõik ette, et rahvaarv hakkab meeletu kiirusega ja nüüd võib öelda, et hakkab veel suurema kiirusega langema. Iga aasta hakkame veel nagu rohkem nägema seda, kuidas langeb. Ja teine asi on siis riigi võlakasv. Vaadake pidevalt nagu valitsuse palgad ja presidendi palgad kõik tõusevad ja ametnike palgad kogu aeg meeletult tõusevad, kõik nad teevad nagu hullult hästi tööd, aga samas tuleb välja, et selle jaoks, et seda kinni maksta, võetakse laenu. Ja vaata, nüüd on üks huvitav asi oli see, et ma lõin kunagi, siis mul oli siis palju vaba aega tekkis ja lõin umbes kokku, palju ma siis olen oma elu jooksul Eesti riigile makse maksnud ja see oli üle 2 miljoni euro tuli kokku. Nii palju tõesti. Jah, sellega üle 20 aasta siis ettevõtluselu ja selline summa ja kujutage nüüd ette, et see sama aeg olen ma siis nüüd 17 aastat oli pankrot ja Eesti riik ei 2 miljonist ilma. Ja samas üritatakse mingi väikse maksutõusuga saada, et
Lätist õlut ei ostetaks või midagi sükest, et saaks nagu väikse sükse sendi kuskilt juurde, aga samas minusuguseid ettevõtjad, kes tõesti tahtsid ja armastasid seda Eestimaad ja Eesti riiki sel ajal ma võin öelda, et ma väga austasin Eesti riiki. Neid siis lihtsalt hävitatakse. Ja see on täitsa kohe süke, sa vaatad seda protsessi ja sa näed jälle, kuidas on, no näiteks nüüd võtame see Hoiulaani ühistu. Sa olid seal liige ka või? Ikka, ma olen siiamaani seal liige, jah. Ja räägi sellest, see on päris huvitav. No näiteks on niimoodi, et kui mina hakkasin ettevõtet tegema, ma teadsin... Mis aastal sa hakkasid? 98. aastal. Ja siis ma hakkasin Kopra talu, ma hakkasin 98 tegema, ettevõtja mul 92. Ja siis ma tegin äriplaani. Teen äriplaani, näen kõik oma kulud, asjad ette, võtan ka siis mingi poole peale pidin laenu võtma veel ja panen seal asja käima. Ma ei saanud mõni kuu ollagi, kui astub sisse, no meeletu hunnik ametnikke. Nad kõnnivad 15 minutit mööda Kopra talu ringi ja nad teevad mul 200,000 eest kulutusi. Mis asja? 200,000 kulutusi ja see on siis nagu see, et näiteks vanad jürgsed palgid tuli kipsiga üle lüüa ettekirjutuses, siuksed asjad. Oot, kõike mina tähendab, sul oli isa poolt ostetud või isa poolt saadud talu, millel ei olnud head kaubanduslikku välimust ja nüüd tulid ametlikud õue ja tegid sulle ettepaneku, et sa pead selle kaubanduslikku välimust muutma, mis läheb sulle maksma 200,000 eurot või? Ei, nad nõuete järgi. See oli siis Euroliidu nõuded. Ja sealt hakkas siis selline jama hakkas pihta, et nad hakkasid järjest nagu nüüd kraani keerama niimoodi. Kõigepealt igasugused Euroliidu nõuded, et ma räägin, et vanad palkseinad, mis on seal 20 senti jäme palk on ja see pead kipsiga üle lööma, et see saaks tulekindlaks. No. Eesti ajal kõlbas? Ta on eluaeg kõlbanud ja tegelikult alguses kõlbas ta ka esimest korda võeti ta vastu see turismitalu vanade seaduste järgi, siis ta kohe väga kõlbas. Ja siis tulid uued seadused ja siis ta enam ei kõlvanud. Ja ta oli mul vastu võetud talu. Ja ta töötas juba. Ja nüüd hakkas siis selline olukord, kus mul on laen ja mul on ette nähtud, et see laen peab kuskil seal 9 aasta või 8 aasta pärast tagasi saama, aga riik hakkab tegema kõik võimaliku lisakulutusi mulle. No niimoodi, et nagu praktiliselt juba nagu see laenu tagasimakse juba sa näed ette ka, et seda laenu sa nii kiiresti tagasi maksta ei saa, et sa pead kunagi teda muutma või midagi. Alguses sa võib-olla kardad või nagu usud, et lähedki panka ja muudad ära, aga pärast saad aru, et nii lihtsalt need asjad päris ei käi. Ja järjest suuremad uued andmed, näiteks seal juba kööki tuli teha selline valgustus, et see oli nii valge, et silmadel hakkas valusid, kokk käis prillidega, päikeseprillidega käis köögis ringi. Seadus järgi pidi olema selline valgustus. Aga see kõik maksis. Lambid pidid olema sellised, et kui need juhuslikult laest alla kukuvad, siis klaasikilludel endaks toidu sisse. No terve selle aja jooksul ei ole mitte ükski lamp sealt üle alla kukkunud. Siis lõpuks kokk ronis pingi otsa küsin, et mis sa teed seal, ütles, et veeras osa lampe välja, et lihtsalt kõrvetab laest. Niisugune valgus oli. Ja see pidi seadusega olema ette nähtud. No kõik võimalikud pisiasjad. Ühe korra sõidab mu loovi siis mingi keskkonnateenistuse autojuht ja ütleb, et kuule, et nüüd on siuke lugu, et peate hakkama nagu prügi sorteerima, et kõik seal klaas eraldi ja kõik see, et ma ütlesin, et et väga huvitav, et kuidas see siis nagu, et nüüd on siis kui on sorteerida, see on nagu keskkonnale kasulik ja siis ma küsin nende käest, aga kuulge, aga kuidas see masin tuleb järgi, et kas hakkab siis ühel päeval viima siis klaasi ära või on siis masinal sellised sektsioonid, et paned klaasi ühte sektsiooni ja papi teise sektsiooni ja muud prügi kolmandasse sektsiooni. Ei, see ei puutu asjasse, ütleb. Masin tuleb ikka sama. Ühesõnaga mina sorteerin, aga masinasse valatakse kõik segi. Aga nõue on, et mina pean sorteerima. Et see ei puutu enam teisse, et see on juba teisejärguline asi. Teie peate sorteerima seaduse järgi ja kõik. Nüüd sa räägid, et sa olid ettevõtja, mina olin ka ettevõtja, lehmapidaja.
ja seapidaja, aga no mind ei kotitud. Et kuigi kirjutad, et võiks neid ja neid aga kuidas sinul, et kas see siis turismis on natukene raskem see surutis, et sa pead kohe, kui anti pidi pikka aega aasta, 2 või 3, millal sa pidid tehti ettekirjutus ja kirjutage kunast ümber saate kõik asjad tehtud ja parem kui homme, aga kui te kirjutate, siis me tuleme kontrollima, kas selleks ajaks on tehtud, aga üldiselt oli see kas pool aastat või niimoodi. Kas see tundus, kui ma siit kõrvalt kuulan ka endise ettevõtjana sellest perioodist 9. et kas see oli selline esines sa mingit poliitilist avatuse, olid sa aktiivne poliitik, et kas see on nagu sihitud tegevus sinu vastu või võid sa teistelt meestelt ka öelda, et nende suhtes? See tehti veel niimoodi ka, et kui meil oli siis nagu turismitalude meeste kokkutulek, siis ma mäletan, oli Võrus, oli üks mees ja siis ma rääkisin sellest probleemist ja Võru mees ütleb niimoodi, et aga meil küll sükest probleeme ei ole ja tõesti ei olnud, oli vist 4-korruseline maja või. Ja ei läinud 2 aastat möödas, kui ma kuulsin, kuidas tema kirjutas siis lehes, et kuidas tuldi ja nüüd on ainult 1 korrus töötab sellest majast, siis oli ta nagu tema kallal. Et see nagu seda luuda murtakse ühe oksakaupa, et mitte see vastusest liiga suureks ei lähe, see oli kõik süke hästi organiseeritud, läbimõeldud süke Euroliitu minek. Ja siis on niimoodi, et nüüd me oleme siis kõik hullud nagu Euroopa Liidus, kuigi seal lähed sinna samas vanadesse Euroopa Liidu riikidesse, no ei ole neid nõudeid seal mitte kuskil. Ja vaadake, kõik see asi on tegelikkuses, need on ju seadmed, mis on ostetud, need on kõik välismaal toodetud seadmed, on kõik raha, mis on läinud Eestist ära. Me oleme ostnud sisse, importinud nagu välismaa kaupasid, on ju. See on kõik Eesti riigi kahjuks olnud. See suur Euroopa Liidu pugemine on kõik Eesti riigi kahjuks olnud, et Eesti riik ei olnud võimeline võitlema nende, tähendab, oli ju, pärast tuli välja, et need olid, mis olid nagu soovitused, võeti meil seadustena vastu ja keegi sai jälle tubliduse märgi selle eest. Ma kuulan, siis ma mõtlen, et Eesti riik käitus pahatahtlikult oma ettevõtjate suhtes, neid peab soosima, neile peab looma võimalusi, aga kui ma siin kuulen, siis see oli selline käitumine, et hea, kui sa homme selle asja ära lõpetad. Ja täpselt, ja ega lõpuks oligi kohtunik ütles, et kui sa ei saa hakkama, siis lõpeta ära. Ja see oligi see nupp, kus ma sain aru, et kui sellest tasemel ka nii targad inimesed on, no ikka 0 arusaamine ettevõtlusest, siis peabki ära lõpetada ja sellest ajast peale ma mitte ühtegi ettevõtet enam ei tee ja olen loobunud. Ma mõtlen, et kui tagasi tulla, kui noor olid, kui sa alustasid? Ettevõtjana ma alustasin 23 aastaselt. No 23 aastane noor mees. Jõudsin 39 aastaselt, on ja. Siis ma veel mõned aastad veel tegutsesin ennem, kui siis jõudis päris pankroti protsessini välja. Ja kui ta nüüd lõppes, siis ma olin 56. Ja ma mõtlengi seda, et pluss sa tegid veel õppejõud olid mitmetes koolides, et sa olid väga aktiivne inimene ja siukest inimest peab käte peal kandma, mitte kaikaga pähe taguma. Ja oli ju nii ka, et ma kirjutasin, et kui see pankrotiprotsessis nagu oli lõppenud, et nüüd ma võiks nagu tulla Eestisse, võib-olla loengud lugeda teatud asjadest, ma tean, et ma tean päris palju, ütleme. Ja et ma võiks tulla võib-olla lõpetada, ma ei saanud mitte üheski koolis pakkumist, sellepärast, et ma olin siis kriminaalkorras karistatud. Ametlikult mul kirjalikult seda ei vastatud, aga kriminaalkaristuse sain ma selle eest, et mul müüdi maha mu korter Karksi-Nuias, mis oli siis minu ametlik elupind ja pärast seda ma elasin Eestis oma poja suure toa diivanit, võib niimoodi öelda, on ju. Ja enne kui ma Ukrainasse tulin, aga korteriga koos läksid ka kõik seal olnud asjad. Ma sain alles 3 kuud hiljem teada, et on müüdud. Mul on kohe dokument selle kohta, kus ma küsin pankrotihalduri käest, et mis sellest korterist nüüd saanud on, sest minu käest hakati neid dokumente küsima ja mul ei olnud kõiki dokumente anda. Ja ei olnud ka mul võimalik neid kokku panna ja sellest ma sain siis 1 aasta, 1 aastase tingimise ajaga. Ja sellest on nüüd üle 10 aasta möödas juba.
ja nüüd ei võeta mind sellepärast siis tööle, et ma olen siis kunagi kriminaalselt karistatud 1 aasta, 1 aastase tingimusajaga. Et mul ei olnud ühte paberit. Selle eest sain siis Eesti riigis sellise karistuse. Ja pärast 6 aastat hiljem ei olnud kohtunik, kui ma sain selle kohtuotsuse, pärast 6 aastat pärast seda kohtuotsust ei olnud kohtunik nõus lõpetama pankrotiprotsessi, minna üle nagu võlgade kustutamise protsessile, sellepärast, et ma olen kriminaalkorras karistatud. Tähendab, et Eestis on kustumatu kriminaalkaristus. 5 aastat tagasi, ammu oleks pidanud ju kõik kustunud olema, 5 aastat tagasi kohtunik ise siis ei lõpetanud pankrotiprotsessi sellepärast ja 10 aastat hiljem ei võeta mind veel tööle, sellepärast, et mul on kriminaalkaristus olnud 10 aastat tagasi. Selle eest, et mul ei olnud ühte paberit. Võt see, kui paned selle kõik kokku, selle järjestuse, siis ma ei tea, see ei kisu ausalt öelda. Selge, me teeme siit väikese muusikese pausi, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane, tubli mees Ruudo Puks. Jätkame saadet, küsijana Toomas Paur ja minu vestluskaaslane Ruudo Puks. No kuna sa olid ka siis selles Tartu hoiulaenu ühistus, ise läksid või kutsuti või? Siis kui tähendab see pankrotiprotsess oli edasi läinud, Kopra talu läks müüki, siis ma läksin siin hoiulaenu ühistusse ja hoiulaenu ühistu aitas selle Kopra talu välja osta. Ja mina olen väga tänulik hoiulaenu ühistule. Aga paraku ma nüüd täna näen seda, et hoiulaenu ühistut nagu sama saatus täpselt tabas nagu Kopra talu, sellepärast, et ka Andro Roos, kes ta kunagi lõi, on ju selle. Koos oma emaga, jah, ta oli noor mees, nagu sinagi 23. Jah, no täpselt 23, ma olin ka 23. Ja siis ta ju tahtis teha hoiulaenu ühistut. Ta tegi hoiulaenu ühistu.
kõike selle aja vastavalt see seadused. Ja nüüd hakkab riik nagu sinna järjest nagu kruvisid sisse pöörama, nii et järjest rohkem ja rohkem seadused nõuded ja sa meeletusse võtad jälle uusi inimesi tööle, kes lihtsalt paberit täidaks ja kogu aeg keerab neid. Ja siis lõpuks ütleb, et kuulge, et teate, et Ojula ühistut me enam ei taha, tehke nüüd ühistupank. No aga Andro Roos ei tahtnud ühistupanka teha, ta tahtis Ojula ühistut teha, sest sellel oli idee, sellel oli ajalugu. Maailmas on Ojula ühistud igal pool. Oleks pidanud muutma seadust, Ojula ühistu seadust, mis iganes, aga mitte niimoodi, et lõpetame Ojula ühistud ära. See on ju sundlikvideerimine, see on jõhker. No see riik ongi sellest huvitatud, aga ma arvan, et riigi selja taga on Rootsi pangad, kes ei taha, et kotipoisid siin ringi jooksevad ja mingi Ojulaenu ühistud üleval peavad. Et see riik täitiski oma siis kõrgemal seisvate organite huvi ehk pankade huvi ja hakkaski kottima ja nüüd kotitakse seda Andro Roosi ja temast on tehtud siis siukene suller, kes on siis kõigis... See ongi, alguses hakkab see pihta, siis ongi, see on siis nime hävitamine on see protsess. Ajalehtedest ja huvitav, see on kogu ajakirjandus, see on see kolmas võim, siis nagu öeldakse, mis tegelikult allub ka siis teatud võimul on ju. Ja kõigepealt hakatakse sus kirjutama, et kui paha inimene sa oled ja kuidas sa oled kõik valesti teinud, et sa üldse selle tegid ja nii edasi ja igasugust negatiivsed iseloomustused ja niimoodi tehakse sinust siis halb inimene. Pärast seda hakkab siis selle firma nagu lõhkumine. See on nagu järgmine protsess ja kõigepealt üritakse siis maksimaalselt kõik kätte saada, mis on võimalik ja nii edasi. See on mul nii teada protsess, ma olen seda 1000 kordi läbi mõelnud ja ma olen teiste peal seda näinud, kuidas seda hiljem veel teistega tehakse. Ja olen ka läbi mõtlenud seda, kes enne mind, et kuidas ma siis ei osanud sel ajal nagu aru saada, kuidas see protsess Eesti riigis käib. Ma olen aru saanud kuidagi niimoodi, et tähendab, et on kaks tüüpi ettevõtjad olemas. Ühed on need, kes on pankrotis ära käinud ja teised on need, kes ei ole veel sinna jõudnud. Aga ma ütlen lohutuseks kõigile, kõik jõuavad. Et lõpuks oleme kõik ühes kohas, et muidugi ma ei soovi kellegile, aga ma tean, et riik töötab sellise organina, kus see nii on. No, tasub ju vaadata ikkagi Eesti riigi võlakasv ja Eesti sissetulekute vähenemine ja praktiliselt aasta 2008 alates ei olegi Eesti majanduse kasvama läinud enam ja... Eile ma just kuulsin, kui peaminister rääkis, et majandus kasvab vägis hästi. Ei no, kui see on nüüd kasvab ja kuidas ta kasvab, et tõsteti makse, sellega, et siis käib. See on siuke eriti unikaalne, kuidas maksude tõstmisega majandus kasvatada. See on ju sidrunist veel rohkem välja pigistamine ja selle lõpp on veel karmim. Nii et tuleb jälle rohkem laenu võtta. Sa olid Tartu Hoiulaenu ühistu liige, vabatahtlikult astusid, küsisid laenu sa said ja selleks sa ostsid selle Kopra talu uuesti riigilt tagasi. Ja. Mis nüüd edasi sai, kui sa talu tagasi said osta, mis siis sai? Siis andsin poegadel üle, sellepärast, et see minu kottimine jätkus täie hooga. Ma sain täitsa aru, et ma olin nagu vastu võetamatu ja... Otsa jäid ka Tartu Hoiulaenu ühistule võlgu, jah? Ei, seda ei olnud. Tartu Hoiulaenu ühistule poeg maksis pärast hiljem tagasi selle laenu. Maksis tagasi selle laenu. Kui sa nüüd kõrvalseisjana vaatad, et Andro Roosi kotitakse ja tahetakse, oleks võinud teistmoodi seda asja saneerimisega ära lõpetada, aga tehti pankrott, et oskad sa midagi meile raadiokuulajatel selles osas seletada, sina oled liige, mina ei ole? See on väga kahetsusväärne see asi, mis seal tegelikult praegu nagu toimub. Aga mina olen Tartu Hoiulaenu ühistu liige ja mina jään sellest, kui keegi mind vägisi sealt nagu välja viskab. Nagu ma praegu aru saan, on tegelikult ka vist on praegu seal õiguskantsleri käes isegi see asi arutamisel ja ikka mingi lootus on, et äkki midagi ikkagi muutub, vaevalt sest kui oleks nagu vahepeal oli siin, et mingi teise partei käes või mingi parteide või valitsuse muutus, aga vaatame praegu seal näiteks, mis on rahanduskomisjonis, ametnik oli endine isamaalane, täna on ta reformikas, on erinevad valitsused on, näiteks Ratase valitsusaeg vist korra nagu hangus natuke
see protsess Oilan-ühistu lõpetamiseks, aga pärast läks hoopis Isamaasse, Ratas tegi Keskerakonnale halb, et tegelikult on see siuke poliitlaul kõik, kes ja tundub, et laulu valib see, kes maksab ja me ju ei tea, kuidas see asi kõik nagu lõpeb, et väga kahju on. Ma mõtlen, et kui sina kõrvalseisjana, mina olen kõrvalseisja, ma näen seda ja ma ka saan aru, siis sina ise ühistu liikmena olles saad ka aru, et ei olnud mingit vajadust hakata hambaid teritama ühistu kallal, mis toimis, millel olid rahalised vahendid ja hakata, aga riik võttis otsuse vastu, et ta kaotab ära need laenuühistud, neid ei ole siia vaja, millest me juba rääkisime ja sina oled ka niimoodi aru saanud. Ja see öeldakse niimoodi ju, et tehke ühistupank, vaata sama ühistupanga jutt, aga keegi ei ole ju tahtnud ühistupanka teha. Ja see on alati niimoodi, et ega siis nagu mõeldakse välja mingit, aga tee niimoodi, tee kolmandat pidi, aga see ei ole enam võimalik, et ja see on jõu sund lõpetamine ja vaevalt, et keegi seda ühistupanka teeb, võib-olla tulevikus ja mingist teistest vahenditest tehakse, aga et nüüd keegi Oilan ühistu nüüd otseselt ühistupangaks üle läheb. Võib-olla riigi toega kuskil tehakse, siis lõpuks, et riik häbisse jääks, aga ebareaalne. Kõige suurem Oilan ühistu lõpetab praegu niimoodi tegevuse ja sellest on tõsiselt kahju. Tartu Oilan ühistu oli tõesti, su jutt on õige, Eestimaa suurim ja Andro Roos on selle peale vaeva näinud, aga nüüd on ta tehtud, ta on ka pidanud kodumaalt lahkuma, muidu oleks kuskil midagi juhtunud. Nagu sinagi, et oled nüüd hoopis teises riigis Eestimaa tolmujalgadelt, aga oma hingelt oled sa eestlane edasi. Aga ma küsin, et kui sa selle protsessi käigus, kas sul abi ka kuskilt riigi poolt tuli või? Ei. Vaat seal oligi see, et Danske oli ammu läinud, direktor oli lahkunud siit maailmast ja riik võttis siis veel 10 aastat edasi. Ja ometi ma ei jäänud kopikatki riigile võlgu. Ja see nii imelik, kui see ei ole, venitati viimase piirini. No õigupoole vist mingi seadusega vist oleks veel 2 aastat saanud, aga ma kirjutasin neile, et mind tegelikult enam ei huvita, mida te seal vastu võtate või mida te ei võta seal vastu. Tahate venitada veel 2 aastat ja tehke, mis otsused te tahate seal. Et aastad on juba nii kaugel, et mina enam mingisugust ettevõtluslooma ei hakka ja võt siis nad lõpetasid ära, siis nad vaatasid, et ei ole vist mõtet. Ei, ma mõtlen seda, et sa olid aktiivne tegeleda ettevõtlusega, turismiga, mis on suur asi Eesti riigis, siis veel 50 veist, lihaveist pluss veel lõikad metsa, teed puid, niidad heina, käid koolides, annad tundi, et sa olid väga aktiivne. Kas see sinu aktiivsus käis kellelegi närvidele? Ma ei tea, ma ei oska sellele vastata. Miks siis nii agressiivseks mindi aga mulle tundub, et see on ikkagi Eesti riigi selline strateegia. Et kui kellelgi läheb halvasti, siis tuleb teda peksta, et ma ei tea, teised hirmuga rohkem jookseks aga see ei toimi, kindlalt kohe ei toimi. Tuleb tõsiselt maha võtta neid regulatsioone, tõsiselt kergemaks teha igasugused ettevõtlusega seonduvad protsessid, unustada pooled Euroopa Liidu nõudmised miinimum, mida me nimetame Euroopa Liidu, tegelikult need ei olnud Euroopa Liidus sellised nõudmised. Vähendada poole võrra ametnike arvu, siis on riik uuesti kasumas ja tõsta emade toetust ja ma räägin, et kui on ikkagi vähemalt 4 last, siis see ema peab surmani saama keskmist palka ja siis hakkab rahvaarv tõusma uuesti. Aga ütleme, nüüd oled sa saanud palju targemaks. Mida sina soovitad tänastele noortele, kes alustavad ettevõtlusega? Mina ei soovita, näiteks kui minu käest küsitakse, et kas et lõpetame ära, et hakkate ettevõtlusega tegelema, ma mõtlesin, et rumal peaks olema täitsa ikka, et kui uuesti läheks sellesse keskkonda sisse. Mina ei soovitaks üldse ettevõtlusega Eestis tegeleda.
tasub vaadata ja tegeleda nendes riikides, kus kohas on see protsess paremini reguleeritud ja kus on nagu mõistlik suhtumine ettevõtjatesse. Seal tasub tegeleda. Ja Eesti on piisavalt liberaalne, sellest ei tohiks mitte mingit probleemi olla. Aga ütle, jah, ma ei tea, kuidas Ukrainas valimised on, aga Eestis on e-valimised, mis on ebaseaduslik, seda teavad kõik 6 erakonda ja nad ei võta midagi koos ette ja ei tahagi teha, et siis ei saagi, kui ühe käes on aparaat, millega ta mõjutab valimisprotsesse. Oled sa sellest teadlik? No jah, ma olen see on hästi loogiline. Mina olen ikka öelnud, et me teeme üks kord ilma e-valimisteta valimine, vaatame. Kui siis muutub kõik, siis ongi selge pilt, et oli vale ja teeme üks kord ilma e-valimisteta. Keegi seda ei tee. Nii omavalitsuste valimised kui Riigikogu valimised. Vaatame, mis juhtub. Ja on selge pilt kohe. Miks seda siis ei tehta? No sellepärast, et siis tuleb häving. Kas sa oled ka kohalikel omavalitsuse valimistel kandideerinud? Jaa, olen küll. Mina ei ole üldse mingit... See nimi rikuti nii ära, et seal ei ole mingisugust... Said sa volikogus ka olla või? Ei ole, kus mind ei võetud mitte mingis volikogus. Ja kui ma seal 10 häält saan, ma olen nii halb inimene. Aga ütle, kas see erakonnas ka kuskil olid? Jah, lõpuks olin EKRE-s ikka. EKRE-s, jah. Ja no sellepärast, et EKRE on nagu ainukene, mis on nagu, kes seisab nagu vastu sellele. Ainuke tõsine erakond, kes seisab vastu sellele, mis toimub. No, ükskõik mis vahenditega, seal on nagu hästi palju nagu võib mõelda nii ja naa ja kolmand pidi, aga ta seisab tõsiselt vastu. Kas mõni EKRE poliitik siis, kui sulle vänta tagumiku keerati, ka sul appi tuli? Ei. A palusid? Räägitud sai, jah, aga sellest ei olnud mitte mingit. No Riigikogus on meil 101 riigikogulast, kes on sinna valitud niipidi või naapidi, ilma selle aparaadita, e-hääletuse aparaadita, selverita ja paberil. No need peaksid ikka appi tulema, kui sinusugusel aktiivsel inimesel tekib probleeme enese teostusega ja kui peaks endal selgeks tegema, et sulle tehakse otsest liiga. Riik sõitis sul 2 jalaga seljas. Ta on jah, kõik nahad võtnud, mis koorinud, mis vähegi võimalik on, number 1 ja pärast veel nii palju kottinud, kui palju ka veel vähegi võimalik on olnud. Ja ma olen ikkagi, võib öelda, et ma olen ikkagi hästi riigi lojaalne tegelane olnud. Ja ma ei ole kunagi elus kellegi nagu halba tahtnud ja ma olen ikka tahtnud alati arendada ja eks ma alguses olin seal omavalitsuste komisjonides vaadati, et see on aktiivne inimene, hääli küll ei saanud, aga et kutsume ta komisjoni. Ei saanud mingit tolku seal küll midagi ei olnud. Ometi sa olid aktiivne inimene. Sa olid väga, kui ma kuulen esimest korda siin, siis ma leian, et sa olid väga aktiivne inimene. Ma ei tea ühtegi sellist aktiivsest enda ringkonnas, nagu sina oled, ja nüüd oled sa siis nagu Eesti riigi vaenlane. Ei, no ei saa öelda, et ma vaenlane olen, sellepärast, et vaenlaseks tituaaritakse ikka seda, et ma nagu tegutseks Eesti riigi vastu. Ei, seda ei ole. Ma ikkagi nagu loodaks kõige paremat, aga minu armastus on Eesti maa ja ma pean tunnistama, et see valitsus, see valimiskord, see riik, mis on valitud rahva poolt ja lastakse niimoodi edasi valida, arvata võib, see lihtsalt ei lähe minu vaadetega nüüd enam kokku tänasel päeval. Seal on see point, on ju, ja ennast vägistama ma nagu ei hakka, et ma ei andnud ma seal pankrotis alla ja ei anna ma ka tulevikus kuskil alla ja see on kohe seal peab suur muutus toimuma ennem, kui mina hakkaks nüüd midagi teistmoodi mõtlema. Ma olen liiga vana ka selleks juba. Vana sa ei ole, sa oled noor mees veel. Ei, no jah, aga see ei tähenda seda, et ma nüüd tuleks hakkaks et halloo, et nüüd ma hakkan uuesti ettevõtet Eestis tegema, no siis peab jumal ruumal inimene olema. Ja. Aga ütle niimoodi, et kas sa ise läksid ära või anti mõista, et tõmba uttu? Ei, see oli ju sellest, et abikaasa ukrainlanna ja me ikkagi otsustasime, et me elame Eestis, aga abikaasale ei antud elamisluba Eestis. Ja noh, ikka jälle mingi rumal põhjendus leiti, et kindlustust ei ole ja samas kindlustus oli tehtud rahvusvaheline kallis kindlustus. Aga me ei hakanud ka enam võitlema, naine ütles, et see on kohe arusaadav, et see on siuke mingisugune
Ma imestan, siin on täna 100 000 ukrainlast. No vaata, minu külaskin seal paar Ukrainast tulnud, et nii nimetatud sõjapõgenikud ja nemad saad ja sinu abikaasa, mis aasta tema siin elas? Ta oli seal üle 10 aasta siis tagasi. No näed, siuke kogemus ja kahe sõja vahel, kui me olime seal ja seal hakkasid talle ainult probleemid tekkima, kusjuures ta mitte midagi ei teinud, absoluutselt ta mitte kuskil, jumala täielikult korralik inimene ja inimene, kes just eluaeg on hoolitsenud, et temal mingisugust probleeme ei oleks kõik korras, oleks ilusti tipp-topp, oleks kõik ja hakkab otsast pihta ja hakatakse neid kruvisid väänama ja lõpuks Luhamaa piiripunkti ametnikud muidugi, ma täitsa tervitan neid, rumalamaid inimesed ei ole maailmas olemas. Ei lastud öösel riiki sisse, Eesti riigi kodaniku abikaasat, ametliku abikaasat, ei lasta öösel Eesti riiki sisse Venemaa piiri pealt. Ja ütleb, et mingi öösel... Aga Venemaa lasi või? Venemaa lasi ilusti tagasi, jah. Aga nüüd ütleme see, kui me mõtleme sellele, et sina oled nii palju tööd teinud Eesti riigile ja olnud Eesti riigil kasulik, sa arvutasid välja, et sa tõid 10 aasta jooksul 2 miljonit. See oli 20 aasta jooksul. 20 aasta jooksul? 20 aasta jooksul 2 miljonit. Ma võtsin erinevaid aastaid, et kui palju mingitel aegadel oli ja vaatasin jah, et ma tõin maksutulu Eesti riigile 2 miljonit eurot. Ja siis sai kõlba siia. Ja sai kõlba siia, pluss veel abikaasal on väga hea eriala, mida ma arvan, et seda on Eesti riigil väga vaja. See eriala, mis ta on õppinud. Ja see oli sel ajal, kui natuke edasi rääkida, oli see, et see oli Nõukogude omandatud, aga see oli see, kui Venemaa tegi neid nähtamatuid lennukeid, ütleme siis, ja siis, et sellepärast oli keelatud seda matemaatikat kõigil õppida, sa võid hästi korralik inimene olema, no sa nagu said tükkisid loa võtma selleks, et sa võid seda õppida, see oli siis, tehakse matemaatilised mudelid selle kohta, kui midagi, et iga nurga alt oleks lennuk niimoodi, et radari kiired ei peegelduks tagasi, et no sellised matemaatilisi mudelid siis koostab, aga no see, kujutate ette, kui oluline see täna oleks. Ei, ma mõtled, et need ametnikud pidid iga peast soodad olema. Kui sellise erialaga türm on meie riigis, nad oleks pidanud andma 5-toalise korteri. Jah, täpselt, jah. Kesklinnas 5-toaline korter peaks üksele inimesele antava koha, aga sellele ei anta, otsitakse mingi põhjus ja keeratakse sul ära. Häbi. Aga kui tihti sa Eestis käid? Mul on ema 85-aastane ja ma aastas korra üritan ikkagi Eestis ära käia, kuigi nüüd sõja ajal oli siin ka üks vahe oli 1,5 aastat. Aga ütleme niimoodi, aga abikaasat ei lasta, jah? Jah, abikaasa jääb koju, jah. Ma arvan, et ta võiks tulla, aga ta ei tohi elada seal. Aga no ütleme, ühekordse viisaga võib-olla saab tulla? Ei, no tal on see pass, ta saab kuni 3 kuud olla, aga tal oli ju plaan tööle tulla ja tal oli aastane töölepingu pakkumine ja tal ei võimaldatud seda. Ja. Eesti keel on tal juba selge või? Kusjuures ta oli hästi aktiivne eesti keele õppija, aga siis ta ütles, et mis mõttega? No mina sain tast täielikult aru, me räägime kas inglise või vene keeles ja natuke ka eesti keeles. Ja. Ei, ma mõtlen seda, et selline tubli töömees nagu sina oled, aktiivne, ja abikaasa on sellise professionaalsusega teadlane ja neile ei anta mingisugused muud päevavargaid võetakse vastu ja siuksed inimestele ei peeta üldse lugu ja ei looda nendele võimalusi. See on minu jaoks üllatus. No jah, see minu jaoks on see vana uudis jah juba. Aga eks ma nägin seda juba enda pealt, ma hakkasin nägema, kuidas see põrutamine hakkas pihta siis. Näiteks ma käisin kunagi et raha oli väga vähe, et siin kõik asjaajamised ühele päeval ilusti läksin siis Viljandi maavalitsuse, seal oli siis vana hoone veel, mis on tänaseks ära lõhutud, sinna on see ausammas, Vabariigis ausammas pantud, aga seal oli siis ametkonnad ja seal ühe sama platsi peal ma käisin läbi 3 ametkonnast, oma küll selle pensioniasjadega ja kõikide asjadega, ma sain 3 korda ei vastuse.
no lihtsalt, kõik oleks võinud korras olla 3 korda, ei, iga asja kohta öeldi mulle, et istud pärast autos ja mõtled, no mis toimub, et mul ei olnud nii vähe oli raha, mul 80 eurot oli kuu sissetulek. Kõik ülejäänud võeti ära pankade poolt. Ja ma olen raisanud raha, et üldse Viljandisse tulla mingisuguste ametnikega suhtlema, tahad nagu korralik, et sul kõik korras oleks, on ju. Ja hakkab pihta. Ütle, kas sul täna veel noore mehena on ka mingi riigipoolne sissetulek? Ei. Eesti riigist ei saa sentigi? Ei, Eesti riigilt ma ei saa küll mitte. Aga mis sa seal Ukrainas teed? No eks ma näed siin natuke on käel ära, tegin siin aiatöid, siin on päike praegu juba nii tugev, väljas on 15 kraadi, aga tuul on väga ohtlik ja külm ja teen oma aiandus siin ja vaikselt ehitan, abikaasa toob ka raha majja ja no sina ei too sentigi ju? Mina ise ei too küll senti nii. Et sa seal tööl ei ole kuskil? Ei. Selge. No igatahes abikaasa on sul tubli ja mul on väga hea meel reist tervitama. Mis abikaas nimi on? Olena. Olenale. Tervita Olena. Jah, kindlasti Siuke tubli tüdruk, kes on kindlalt seisnud su kõrval ja ei ole kunagi sind maha jätnud. No see seda kindlasti, jah. Jah, siukse kottimise peale. Mis ma suuga mehega elan, sa oled nii kuradi õnnetu vennike. Aga suured tänud sulle ja mis kõige olulisem, Ruudo, et sa oled vastu pidanud ja kas tervis nüüd selle kõige jõbla peale on ka kuidagi kannatama hakanud? Jaa, mul on ikkagi depressioon tekkis selle 17 aastaga ja no võib küll öelda, et niimoodi ma saan seda töötu abiraha selle depressiooni pärast. Saad, jah? Eesti riik maksab või? No seda maksab Eesti riik, jah, aga mingit muid toetusi mul ei ole. See, mis ma pean rohte võtma ja nii edasi. Ütleme, see kurnav 17 aastat on ikka väga raske, ma ei kujuta seda ette. No see on selline olukord. Mõni ei kannata 2 kuudki välja. See on tegelikult niimoodi, et sul seotakse käed selja taha kinni ja visatakse vette. Ja siis ulbid seal niimoodi, liigutada sa ei saa, napilt õhku saad, kuidagi niimoodi oled siis seal ees, sellepärast, et midagi sa teha ei saa. Sul ei ole isegi nii palju raha, et sa saaks tööriided osta tööle minna, aga kui sa sinna tööle lähed, siis võetakse sul kõik raha niikuinii ära, et tähendab, et sul ei jää rahale. Ja mis oli väga huvitav oli see, et kui see protsessis lõppes, siis viimane kord kirjutati mulle selline, aga kohtunik oleks võinud selle asja kõik ümber vaadata. Nii et 17 aastat siis kohtunik ei vaatanud seda ümber. Ja see on nagu 2 kohtunikku läks pensionile selle aja jooksul ja 5 aastat ei võtnud minuga mitte keegi, üks inimene ühendus, ma ei teadnud isegi, kes mu pankrotihaldur on. 5 aastat, mitte ühtegi meile, mitte midagi. Pankrotihaldur oli ära vahetatud ja ma ei teadnud, kes on mu pankrotihaldur 5 aastat. Selline Eesti riigi kord. Ma olen seda tegelikult päris mitmetes ringkondades igal pool rääkinud, et kuidas see, ma ise tahad ka selgeks, et kuidas asi siis tegelikult Eestis on. Ja vaikus. Ja mitte kedagi tegelikult ei huvita sellised küsimused. No nii. Ja Ruudo, mida sa ütled meie raadiokuudlajatele sealt soojast Kiievist, seal on soojem? Kui meil natukene... Kui Eestis hakkama ei saa, siis tuleb välismaale minna, seda ma ütlengi. Selge. On soojem ja siis saab juurikat kasvatada ja kus ei kotita. Ja... Selge. Aga aitäh sulle ja ilusat päeva jätku. Ja, aitäh teile ka ja nägemist teile kõigile. Aitäh teile, head raadiokuulajad, see oli Toomas Pauri autorisaade. Toomas Pauri autorisaade. Kagu Raadio.